nüüd, ahah. Tervitused sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõik teist uuest päevast. Suur kallistus, tervitused, lugupidamine ja armastus. Ma sattusin Ponšu viha alla, vend. Ta lööb mind sarvedega, see hull Ponšuk. Ponšuk, mida teeb minu lõvipoeg? Mida teeb minu kena poeg? Tule siia, tule siia. Tule siia, tule siia. Vaata nüüd minu lõvi, vaata. Opala. Vaata nüüd. Opala. Ma just tegin sellele nii, eks? Hull tõusis püsti ja üritas mind niimoodi lüüa. Oppa, tule siia. Tule siia, mees. Ulakas Ponšuk. Nüüd, kui Kökan filmib, tahab ta seekord Kökani kõrvale minna. Noh, ma mõtlesin täna kitsedega alustada. Vaata seda Ponšuki, näed. Kökan pööras just sinu poole. See hull istus siin just enne. Tõuseb siis püsti, sõbrad, ja üritab mind sarvedega lüüa. Hoia sa nüüd kaamerat, vend, üks hetk vaata. Tule. Noh, nüüd. Kaks kitse ei oleks pidanud kokku saama. Kits mõistab kitsekeelt. Ponšuk! Ponšuk! Kuidas see lahti tuled? Ära ütle, Aisha, tule siia. Kits mõistab kitsekeelt, poeg. Mis tal muud üle jääb? Kui ta näeb sellist jäära peale kui sina. Ponšuk on minu oma. Havan on sõber, jumal küll rahulikult, poeg. 2 päeva oli päikesepaisteline, täna hakkas jälle halvaks minema. Ma just kavatsesin neid toita, ausõna. Me panime nad paika, eile juhtus ka üks jumalatu õnnetus. Instagramis jälgijad teavad, ole vait, ära sega mind. Kökan tegi minu üle nalja, et ma ei oska mootorratast juhtida. Eile lendas Kökan, sõbrad. Ta lendas nii, et kukkus nagu tatt vastu maad. Täple näide. Videot vaadanud inimesed on selle Instagramis jaganud. Kirjutage kommentaaridesse. Mõned on kirjutanud. Vend, kas mootorrattaga juhtus midagi? Tänu jumalale. Mõlemaga pole eriti probleeme, sõbrad. Ma ütlesin veel kord, ma ei anna seda kahetsuse omanikule. Ma ütlesin, et kahetsen. Ütlesin veel kord, kahetsen. Poeg, ma võin lennata. Ma lendan turvaliselt. Nüüd olen ma rallisportane. Need, kes mind tunnevad, teavad seda. Mul on minevik, kaaspiloodi töö, rallipiloodi töö, lennuki ja helikopteri piloodi töö. Rahulikult, poeg, rahulikult. Kui sa võrdled end minuga, siis kukud sa nagu tatt vastu maad. Oota, Ponšuk, oota 1 minut. Tahaks, et ta teeks mulle ka nii. Tõuseks õhku. Ma ei taha ka pead ette panna, ta on hull. Kui ta ühe paneks, tead küll. Eelmine kord tegin nalja viluks. Mida sa tegid? Lõid kitsele peaga. Vennas, kellega ma siin elan? Ta lõi kitsele peaga. Miks sa kitsele peaga lööd, poiss? Miks sa kitsele peaga lööd? Oota, Ponšuk, 1 hetk, okei. Ponšuk ütleb, jäta see mõttetu jutt, too mu toit. Tule toidame need kõhud täis, vend. Vaata see sinu sarv, Ponšuk. Vaatame, kas tal mõistus paigas on. Oota, ma lähen toon siit söögi ära. Teie ka, ärge siis mind alt vedage, vennad. Mul on teile palve, palun toetage mind. Pange sellele videole like, tellige kanal ja jätke ka kommentaar. Ma oleksin väga tänulik. Me alustasime remonti. Vaene mees. Me paneme teda proovile. Ma näitan teile neid. Täna võtan selle välja. Mis juhtus, mu ilus tüdruk? Varsti näeme neid kõiki, vend. Aga teie pange ikka üks like. Üšenbei, ma palun sind väga. Nüüd, Jakan, tule siia, näita eest lähemalt, tule. Mis meil ees on, vend? Mis seal on? Vaata. Kas sa näed veel, Ponšuk? Kas sa näed veel, Ponšuk? Kuule, Ponšuk, sa oled ikka ahne, Ponšuk. Me. Taljade sööt. Ja Kauder. Segasime selle ära, härra Ponšuk pistab seda lahka. Paneme natuke, las võtavad veel. Oota korraks, poeg, oota korraks. Ahne, Ponšuk. Oota, minu lõvi on näljane. Nii kui nii te ei saa kunagi täis. Sööt on ka hullult kalliks läinud. Andke mulle siis poeg. Või ma saadan teid kõiki mineva, Ponšuk. Oota. 1 hetk, mu poeg. Jagame need ka nende söötetesse, vend. Las meie kitsed peavad pidu. Las nad söövad kõhud täis, kurat. Sööge mu lõvid. Las see teeb teile head. Terviseks minu lõvidele. Kurat, me anname iga päev 10 kilo sööta. Nad ei saa ikka kõrtu täis, sõbrad. Anname ka rohelist heina ja muud rohtu.
see ei tee neile midagi, nägid või? Noh, nende kitsede kehaehitus ongi väike, sellepärast nad selliseks jäävadki. Said aru või? Laiendame seda niimoodi. Anname sellest ka kanadele ja tuvidele. Tule! Kaguhet ka vend! Meil on palju kukkesid. 2, 4, 5 kokku. 5. See on olemas 6. Meil on siin rohkem kukkesid kui kanu. 5 kana on, vend. Meil on tõesti palju kukkesid. Need on ka suureks kasvanud. Aga te ju teate, nad hakkasid omavahel kaklema. Mašallah. Tule! Meil siin vahet ei tehta. Kõik söövad sama asja. Mašallah, kõigi meie loomade füüsis ja välimus on 10/10. Tule! Ah, ta peidab end. Ma just andsin neile ka nisu. Kas keegi tuli, miks koerad hulluks läksid? Oota, vaata must. Mis? Kas laps tuli? Üks meie vendadest pidi ka tallu tulema. Külälisena. Lähme sinna poole vaatame järele. Võta üles meie lõvid. Näita neid uhkelt. Tütar! Kuidas läheb, kaulitar? Mašallah sulle! Mašallah, mu kaunitarid. Täna alustasime jälle remondiga, sõbrad. See keevitusmasin, see puur. Sulge ka see puur. Olgu, las ma näitan teile ka seda kohta. Selle puuri tegime ka täna, tänu Jumalale. Valmis, sõbrad! Las ma avan ja sulgen ukse, näitan teile. See koht on praegu korralik. Siia jäi meil ainult üks koht. Samal ajal lasin ka Noora proua lahti. Noora proual on varsti poegimine, sõbrad. Ta hakkas end juba korralikult lõdvaks laskma, mašallah. Kas näed oma tütart? Minu tütar saab emaks. Kui ilus see on. Minu tütar kasvas suureks ja saab emaks, Noora proua. Tema kõht on juba päris alla vajunud. Imetamise ajal hakkasin paiste minema. Arvan, et umbes 15-20 päeva pärast sünnitab. Ainult see puur ongi meil alles jäänud. Seda teeme niikuinii täna siin. Me teeme ühe ukse. Zeynep! Kallos! Poeg, kas me ei pesnud neid kohti just äsja? Päevas ei pesta puuri 50 korda, poeg. Need on nagu lehmad, vend. Ma ei saa aru, kui palju need päevas sital käivad. Siin on ka valmis. Peame parandama ühe asja ukse seal. Sinna paneme ühe hinge. Et nad asjad ka siia poole ei tooks. Vaatame, oota, Toni. Toni, ole tark! Toni ründab teda ka. Oota, vaatame, me võtame nad sisse ka. Kus on proua Marla? Marla! Marla! Oota, Noora, oota üks hetk, mu tüdruk. Noora ilmselt ka natuke. Hei, Toni! Näed nüüd? Toni, saad veel peksa, ole nüüd mõistlik. Toni on ka väga salakaval. Ta sitab, vaata. Nooradan saab ka kohe vastu näppe. Noored, olge nüüd korralikud. Ei, Toni! Oota natuke, seisame nende juures korraks. Toni otsib võimalust niipea, kui ta selja pöörab. Ta üritab Noorale ligi ajada. Koos teistega. See oli see, kes Toni kinni pani, hüppas puuride peale maa. Me ei suuda ka tema puur kinni hoida, proua. Meil pole seal veel töö lõppenud õige. Me peame veel pealt kinni panema. Meil on veel palju tööd, vend. Sõbrad, ka täna tulid meie külalised, meie jälgijad. Mu vennaga kohtusime hiljuti turul. Mida teed, vend? Kuidas läheb? Tere tulemast! Kuidas farm tundub? Väga ilus. Nüüd vaata, ma just rääkisin teile, et me olime ühe salvestise andnud. Nüüd Taisi ründab veidi närviliselt, nagu te teate. Peame ettevaatlikud olema. Ma lasen teid sisse, ärge kartke, aga olgu. Kökan nüüd tõmba Taisi veidi tagasi. Vend, tulge, olge ettevaatlikud, ärge tehke midagi hooletut. Ta võib teie peale hüpata, ärge kartke. Kõik on korras. Tule, vend, tule läbi. Sina tule. Ta ütles ei. Tule sina, astu otse sisse. Tulge kiiresti sisse. Tulge kiiresti sisse. Ei, Taisi, tule sina. Ma ei võta last, las need lähevad. Palun, palun. Ei, ta ei ründa. Oleks tema ka veel saanud oma tahtmise kätte. Vend, ta ei hammusta meid, eks? Ei, ta ei hammusta. Tulge teie. Tule sina, tule. Tule. Hästi, Taisi, peatu. Tule! Hästi, peatu. Vend, mine otse sisse. Naara, tule. Oh hei, sa põgenesid, Naara.
peatu, me ei saanud uksest sisse. Ei, abi, too ta siia. Ära üldse kõhkle, sina tule. Nara, tule, kallistust ei ole. Kallistust ei ole. Nara, mine edasi, hästi. Ei, nüüd tulge teie siia. Ei, las tema hellitab teda, oota. Ta armastab, ärge üldse kartke. Ei, ta ei tee sulle midagi. Ära paanitse, oota. Vihm hakkas ka veel sadama, vaata kui veab. Tule! Olgu, ära üldse karda, ole rahulik. Tule, vend, tule! Olgu, Taissi, ära tule lähemale. Olgu, tulge nüüd, kurat, vihm hakkas ka veel sadama, näed sa seda või? Nüüd te just tulite koerte juurde, eks? Las nad nuusutavad teid kõigepealt, vend. Turge, istuge siia niimoodi. Tule, istu, ära üldse paanitse. Ole rahulik, kõik on korras. Vend mu ka on, aga mul on see asi, tead küll. Kao ka siia lambakoer. Ta saatis mulle selle video, sa nägid seda? Kui ma ta sülle võtaksin, oleks probleem. Ära võta teda sülle, anna ta mulle. Tule, Hüsein. Tule, ära karda mu venda. Kas sa tead, miks ma ütlen, et ära võta teda sülle? Oota nüüd. Kui sa hoiad koeri enda peal, näevad nad seda ohuna. Said aru? Oota, Nuura, oota. Nüüd ütle seda, Hüsein. Ütle. Kas see oli Hüsein või? Hüsein. Mina sain ka aru, et Hüsein. Mina Hüsein. Ei, ära tee midagi. Oota, Nuura. Ta on natuke tugev, jah? Värises. Kas sa mõtlesid selle peale? Kas sa kartsid? Ei, ma mõtlesin. Tema nimi on Ares. Ares. Kas ma näitan sulle puure? Ares, mis ta nimi on? Dohteison, segavärlaine. Me näitame need kõik Hüseinile. Näita doktaid. Kas sa mäletasid mind? Ma tutvustasin sind ka siis, kui sa esimest korda tulid. Jah, ma mäletan su nime. Sellest on juba umbes 3 aastat möödas. 3 aastat on möödas. Ei, ära üldse kõhkle, vend. Oota, turge lähme kõndima. Selle nimi on Nuradan. Nuradan. Oota, vend, poiss. Ei, ära kakle. See tuli Marlast. Ei, ärge tehke midagi. Ei, Marla, olgu, ärge paanitsege. Ei, rahune maha. Milline on korras? Ei, Marla. Oh, rahu. Vend, kui kaua sul see kaunistus juba on olnud? See kaunistus on mul olnud juba 78 aastat. Teie kahekesi jalutage koos oma vennada. Olgu. Olgu, vend. Nüüd viisime kusu välja, sõbrad. Ja veel vedas, et vihma ka sadas. Laps külmetas natuke selle pärast. Ära üldse kõhkle. Ole sina rahulik. Lõõgastu. Ole sina rahulik. Ära muretse. Ei, ära muretse. Ole tark. Ära sina midagi tee. Ja hossu volju, jaa. Tulge teen. Näed, inimene natuke pellab. Kui sa lahti lased, siis kõik tormavad peale. Aeg on piiratud. Tulge. Vennas, ma olen kindlasti jäänud, vennas. Mul ei ole. Ta ründab mind. Ära paanitse. Tule, ütle midagi. Sa ei ütle midagi halba. Ära lahku tema kõrvalt. Sina ära tee midagi. Kui ma kodus polnud, võtsid iraaklased mu Dobermanni ära. Ausalt, keegi oli õues riimaga. Mul oli ka üks samasugune ilus koer. Dobermann või? Täpselt, vend. Dobermannid on väga ilusad ja meie oma on ka kaitsev. Vanaisa hakkas ka, mashallah, hästi kaitsma. Aga see Noora käitub nagu ilukoer. Kas pole? Tule nüüd. Hüppab mulle sülle ja jalutab ringi. Nüüd näete kõiki tema poegi. Krõmps! Käest üle tütrege! Teate tema naist, tead naist? Milline neist sulle kõige rohkem meeldib? See, kellel on naine. Suur tänu, tervist! Ta armastab neid kõiki. Kas ta armastab neid kõiki? Kes on Karle? Karle! Jah, Aslo Haanoulu. Sa viisid ta ära, vend. Jah, ma viisin ta eelmisel korral Saraisse. Kuidas see koht üldse oligi? Jaa. Sinna ta kriimustus oma hamba. Kuidas siis, Carlos? Kas ta on tõesti suur? On ju? Sinul ja minul, mashallah. Allah, Noora, oota. Kas tahad, et nad sind kiidaksid? Ärgu nad minuga noringu tuli. Ei, sina tahad. Ära muretse. Sa saad kõiki neid lapsi vaadata ja külastada. Kas tahad, et ma teeksin sinust koos nendega pilti? Tee! Ta läks hulluks, Carlos, kas sa näed? Olgu, noored, rahunege nüüd. Meie teeme vennale puure. Nüüd näed, need on nagu koletised. Nendel pole ei puuri, ei ketti ega kaelarihma. Sellepärast me neid keedamegi, nendega me tegelesimegi. Ärge seisake, asie, ole nüüd tark. Kõik lapsed ongi sellised, nagu näete. Nii see käibki edasi-tagasi. Kas neid on veel? Mis see on, vend? Mis loomapoeg see on, vend? See on ka must hiir.
kelle poeg see on? See ei ole meie aiast, see tuli väljaspoolt. Te leidsid selle? Me ei leidnud seda, me ju võtsime selle. Ta oli haige, nüüd on ta natuke parem tänu jumalale, mu tütar. Seda ka ei tohiks anda, ma ei anna seda. Kui ta suureks kasvab, saab endale paarilise. Peatu, aeglaselt. Sõbrad, täna jätkame järgmisest päevast. Eile tulid meie vennad varem kohale, tutvusime nendega veidi. Siis katkestasin video. Täna jätkame töödega sealt, kus pooleli jäime. Ka Asja Hanum lasin lahti. Asja! Anna too Asja, tule siia, tule! Tule, las ma kallistan sind, tütrege, tule! Ühest küljest töötab generaata. Seal kõrval on ju treeningala. Sõbrad, me hakkasime selle koha ust tegema. Täna hakkame koeri ja muud säärast korrastama. Paneme nad oma kohtadele, on ju nii, Asja proua? Mashallah, see on minu tütar. Anna tulu, Asja proua, anna tulu. Näita nüüd neid puure, nüüd on linnaosa Escobar seal. Ma viin linnaosa sealt välja. Las ma teen nüüd otse ennetust, sõbrad. Sobivad koerad seisavad kõrvuti, et oleks ilusam vaatepilt. Tõin Zeynep proua siia, Aleksei oli siin. Tõmbasin Aleksei siit ära. Zeynep proua on siin. Panin Aleksei siia poole. Aleksei proua on siin. Nüüd need tuurid ka kõrvale. Siia toome oduni. See koht on praegu tühi. Me toome oduni siia. See tähendab, et need on täiesti ühesugused. Sarnased. Las rassid seisavad kõrvuti. Ma ütlesin seda selleks, et pilt oleks ilusam. Pärast seda hakkame nüüd need väljas olevad koerad kokku koguma. Väljas ei jää enam palju koeri. No võib-olla 2-3 tükki. Selleks tule ka sina siia. Nüüd me seame selle koha korda. Kökan, jõudu tööle. Kökan paneb nüüd selle koha ukse paika. Ta teeb siin head tööd. Need kivid jaotame hästi laiali. Varsti hakkame siin neid tugesid ja muud kraami korrastama. Siin saab kõik puhtaks. Pärast seda toon suurema osa õues olevatest koertest siia kokku. Paneme ka lisatoed ja muud vajalikku. Selle järgi korraldamegi. Need, kes liiga palju jalus käivad, tülitsevad või rahutust tekitavad, kogume ühte ossa kokku, et hiljem probleeme ei tekiks. Ja ärge laske aeda Carlost, Hectorit ega Odunit, neid kurje koeri. Kui me vähemalt need kokku kogume, saame neid rahulikumalt lahti lasta. Kas said aru? See ongi täielikult selleks. Näiteks ma viin Carlosi, need agressiivsed välja. Ma lähen põllule sinna-tänna, see on raske. Nüüd, kui me nii teeme, saame igat koera aias rahulikult jälgida, vend. Oota, kuhu ma rihma panin? Kui rihm oli, siis oli see minu käes. Kuhu ma selle rihma panin, kurat? Ja siis peame veel oduni ka tooma. Kas ma panin selle siia? Tule. Nüüd toome oduni. Loodetavasti, kui me oduni välja toome, ei lähe ta kellegagi kaklema. Tee Tarest ka üks pilt. Testan! Mida sa teed, mu lõvipoeg? Ema isa, tõeline lõvi, puhas karisma. Muidugi, nüüd paneme need puhtad koerad ritta. Raki jäi ka koju, näitan ka Rakit. Suffolk Raki. Olin ta võtnud, 3 päeva oli kodus olnud. Oli täiesti puhas. Jälle tuli tallu, sai poriseks. Ta oli kodus koos Isabelliga. Nüüd hoolitsen Raki eest kodus. Aga täna mõtlesin, et las tuleb. Ta tüdis kodus olemisest. Isabel Hanum tuleb ka tuua. Seekord ei saanud. Järgmine kord toon isossu. Süslö! Kas igatsesid Isabellit, tüdruk? Mu preili parim sõbrana on Isabel. Kuule Asja, kas odunile ka on äkki? Asja, kuidas näeb, tütreke? Sa ei hakka ju odunile kallale minema. Tule siia. Paneme koerad ritta, vend. Siis selle koha värvimine ja krohvimine. Täna on ilm päikesepaisteline. Anga näitas ka vihma. Sest tilved liiguvad ära. Päike paistab läbi. Vaatasin, ilm on hea. Ma hakkan ka värvima. Täna teen esivõred täielikult valmis. Kus mu beebid on? Puit! Kas oled valmis, poeg? Kuidas lõvi kutsikas end lukustas? Head tööd. Kuule, Odun on nii karm koer, et tal pole vahet, kas on emane või isane. Ta läheb kõigile kallale. Hull ju! Väga probleemne. Paneme ta juba tänapäeval ette puuridesse. Kas ta hüppab sealt? Kas ta põgeneb? Proovime nendega. Loodetavasti ta ei hüppa. Oodake, ma näitan teile selle printsi poegi. Oodake korraks. Vaata, kui ilus see on. Vaata selle beebit. Mida sina teed, kallis? Kas anname need andeks? Muide, see on soovitus. Nad on sünnitustuppa pesa teinud, printsess. Kas printsess tuli? Tütar, ma viin poja ära.
ma annan oma kodud nüüd ära. Hästi, printsess, ma saadan nad ära. Nad hängivad kogu aeg väljas. Printsess, ma panen nüüd ka ema koos poegadega kinni. Need pojad tuleb kaitsta, koerad võivad ärrituda, hammustavad või midagi. Ma ütlesin, et paneme nad turvalisse kohta. Seetõttu korraldame ka neile oma koha. Täna on meil päris palju remonditöid, vend. Koristame siin paremal ja vasakul ära. Peame veel majja sisse minema. Me peame maja korda tegema. Puurid, meie materjal sai juba eesotsas otsa. Üks puur on veel alles. Siis tegeleme aeglaselt värvimise ja viimistlusega. Las ma toon nüüd puidu välja. Mis juhtus, printsess? Kas sa kurvastasid, et ma võtsin kutsika ära, tütreke? Oota. Peatu, Odu, tule siia. Tule, lõvi kutsikas, tule! Vend, ma tunnen end väga ebakindlalt, kui ma Odunit jalutan, saad aru? Ma võtan ta iga päev välja, laseme ta ka õue. Õues pole probleemi, aga aias hirmutab ta mind lihtsalt. Oota, sest ta teeb näo nagu ei ründaks. Järsku kükitab Odumbaba. Vanaisa ei ole siin, eks? Vanaisa jälitab meid ka selja tagant. Tule siia, Odul. Minu ilus poeg, siis Aleks ei olnud veel vihane, eks? Kui Aleks oleks vihaseks saanud, oleksin mõlemad kokku viinud, oleksime saanud ilusaid kutsikaid, sõbrad, ka. Kahjuks ei tunnud ta kordagi jooksuaega. Nüüd. Aha. Rihm läks katki. Peatu. Ausalt, rihm läks katki, vend. Vaata, see ei seisma. Rihm läks katki mu käes. Vanaisa oleks peaaegu vahele jäänud. Vannun Jumala nimel, vanaisa oleks peaaegu vahele jäänud. Peatu. Kurat, kuidas see rihm katki läks 7 korda või? Tänu Jumalale, et ta peatus. Ausalt, kui ta poleks peatunud, oleksime tõsises jamas olnud. Ausalt, vanaisa, kuidas sa siis vaatad, ah? Vanaisa, ausalt, ma poleks sind siis päästa saanud, poeg. Ma ütlen sulle. Oota, ma ründan ka poega, oota. Tule, Odun! Oota! Rihm läks katki, noh. Ausalt, see ematas mu korralikult ära, näed sa. Ta ei pannud tähelegi, et see katki läks. Kui ta oleks märganud, et see katki läks, oleks ta kohe vanamehe kinni püüdnud, vend. Ausalt oleks kohe kinni püüdnud. Oota, vaatame nüüd. Lähme vaikselt. Ei, vanaisa. Kao ära. Ei, poeg! Ei, poeg! Aidanu! Näiteks viin ka vanaisa sinna. Ei! 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 Oota! Ei, vanaisa! Tüdruk, ära mine sisse! Ei! Ei! Oota! Tule siia! Oota! Vanaisa natuke kardab ka. Samas ta on ka ettevaatlik. Oota! Noored, astuge natuke kõrvale. Oodake, las ta läheb välja! Ei! Vennas, see koer on tõesti hull! Ma isegi natuke kardan teda, juba eilsest saati. Otsustage ise! Rihm on ka praegu lühike mu käes. Peadu! Oota! Tede, tule siia! Ausalt öeldes, sa ei söö üldse, isegi mina kardan sinu ees süüa. Oota, poeg, oota! Oota, rihm on väga lühike. Oota, las ma pingutan nüüd. Oota, tütreke, ära tule! Oota! Odin, vend, võtame kohe tema puuri. Loodetavasti ta sealt ei põgene. Praegu tead küll, oota, tütreke, oota. Astu natuke eemale. Oota! Tule, pupea! Üks hetk, poeg, üks hetk. Vanaisa, ära sega. Peadu! Bismillah. Aitäh, aitäh, paneme selle siia. Enka oota. Oota. Oota, poeg. Oh, sa. Uksed kukkusid ka alla. Oota. Nüüd. See on Odini uus koht. Kas sa saad aru? Peatu, Odin, las ma lähen mööda. Oota, poeg. Nüüd teeme siia ka ühe tugevdustala, et Odin seda kohta laiali ei kisuks. Praegu, kuidas see visuaalselt välja näeb, ainult et nad meid ei hammustaks. Odin, ära topi oma jalga siia. Ära topi oma jalga siia. Vaata. Nüüd näeb see 10-10 välja. Issand, vend! Paremal Al-Odin, vasakul Aleks. Carlos, Assil. Zeina. Hector, Escobar, Hector, Hector! Kui me katame ühe puuri pealt kinni, toon Noora siia.
sest Noora hüppab nendest puuridest välja. Sellepärast peame talle katusega koha tegema. Selle ka korraldame ära, siis toon ka Noora siia, sõbrad. Oi, Tani, miks sa mu jala taga käid, ulakas? Nüüd tulge siia, vaatame. Vahetame mu rihma ära. Sõbrad, generaatori mürast on mul pea paks. Nüüd ma teen selle asja ära. Nüüd see puur, kust me Odini välja võtsime. Sinna panen printsessiga tema pojad. Las ma koristan ja sean selle koha korda, siis toon printsi pojad sisse. Nad jäävad ka sinna, vend. Vaikselt teeme korda, eks. Aja jooksul paneme kõik paika, kui jõuame. Ares, see tõrges vaenlan Ares. Miks sa selle siia välja tõid asja? Kubli, mu tüdruk. Näiteks praegu jalutab Asija ringi ja teised jälle norivad teda. Et seda ei juhtuks, vend, me kogume õues oleva kambavokku. Las see seal saab kõigepealt valmis. Ares, ole tark, vaata ette, muidu Asija peksab sind. Te olite ulahad. Pärast seda korraldame ära. Las ma lähen nüüd töö juurde tagasi. Ma armastan teid väga. Ärge unustage videole pöial püsti panna ja kanali tellida. Hoolitsege enda eest hästi. Nägemist. Olge terved, mu sõbrad.